tervitus, Merike numbrite keel. Mõnus ilm, ma sain nii kihvti sõnumi ühelt naiselt, et mis siin ikka teha uduste ilmadega. Teate, siis kui te teete asju, mis teile meeldib, siis ei ole üldse vahet, mis ilma nõues, seepärast, et kogu aeg on mingisugune action peal. Et actioni all siis mõtlen seda, kui sa teed asja, mida sa armastad, siis kommenteerige siia. Kas teil on vahet, mis päev on või mis ilm on õues? Või siis kommenteerige siia, et päevad venivad kui kummid. Et üks päev on nagu terve aasta. Või ma ei tea, kuidas neid kommenteerida isegi. Pange oma mõtteid siia. Aga jaa, ma praegu peaks ütlema, et ma olen üks õnnelik, kes teab, mida ta tahab. Ja tänu numeroloogiale on seda päris hästi nagu paika loksutanud, ehk siis nii nagu ma räägin numeroloogiliselt ka, et teie, kes te olete kirjalikke saanud, kes te olete saanud suulisi analüüse, siis suulistele ma räägin selle tavaliselt läbi, aga tuletan ka teile kõigile siis siin meelde. Kirjalikult seda infot ei saa, aga kui te näete oma missiooni, vaadake, memm on kadunud. Ahah, ei ole, kuuse taga. Nii. Sorry, pidin ära hüppama, seepärast, et mul on memm väga tähtis. Ta navigaator läheb ikka kogu aeg sassi siin meil. Tuleb. Nii, mõnusat vihma sajab kergelt. Nii, et kes on siis saanud selle kirjaliku, et vaadake oma missiooni ja meeldetuletus teile suulistele ka. Ja siis ameti kolmnurgas te näete siis kõige olulisemad ametid tulevad välja teil sealt tipust. Kõik teised numbrid, mis seal tulevad, vaata, see on ametite kolmnurk ja seal on tavaliselt 6 numbrit. Ja iga numbriga tulevad sealt ametid välja. Ja tähelepanu peab pöörama sellele, mis amet kõige rohkem kordub seal. Ja kõige õnnelikum inimene on see, kellel on siis näiteks topeltnumbreid, eks ju, seepärast, et sul on nagu väga mega lihtne. Ja see annab hästi mõnusa teadmise, et miks sa oled just mingisugused teatud ameteid jooksnud läbi ja sa ei ole jäänud sinna pidama. Aga kuidagi seal on ikkagi üks selline liin, mis nagu hoiab sind peaaegu, et nagu õigel kursil. See on nagu hästi oluline ja hästi mega lahe on see, kui sa saad sellele pointile pihta, et sinu missioon, sinu ametid või siis amet lähevad kokku sinu lapsepõlve unistusega, ehk siis ka lapsepõlve unistus või siis see, mis sul meeldis lapsepõlves teha. Et see on nagu kõige mega. Ja mis ma siin tahan ütelda, et Carmiola de Santura, Carmen Brits on vana nimega või siis õige nimega, vana nimega, sorry. Aga see Carmiola de Santura on siis tema artisti nimi. Korraldab praegu hästi lahedat sellist koolitusversiooni online'is minu meelest. No mis minu meelest tegelikult nii ongi. Et seal on ka minul üks osa kanda ja ma tulen seal konkreetselt andma teile selliseid juhtnööre hästi konkreetselt, kuna mul on seal piiratud aeg rääkida, siis kuidas oma nagu see põhiametid nagu leida. Ja muidugi, kui te sinna koolitusele nüüd ei saa millegi pärast ennast registreerida, kui ajapuuduses, ükskõik mis puuduses, siis nii nagu ma ütlesin kunagi siin YouTube'i kanali algusaegades, oodake, üks koer peab täiega minema praegu. Roisku, siia. Nägid, jookseb, oho. Peaaegu oleks rongist maha jäänud. Vaatame, kas memm tuleb muga järgi. Ehk siis ma tulen tegema kindlasti neid asju ka klubi liikmetele. Lihtsalt natuke ma olen kuhjanud ennast igasuguste huvitavate asjadega, töödega, mis puudutab kõik numeroloogiat loomulikult. Ja siis hakkan seda aega mööda tegema. Vot. Ehk siis selline üks asi, mis ma tahtsin ütelda. Ja siis see, et meie vestlusõhtud nüüd tulevad. Ja 14, ehk siis selle nädala reedel on juba siis Soomes. Jälle mõtlen, et ütlen aadressi, aga ütlen äkki valesti. Vaadake seal Facebooki lehel siis minu enda Facebooki profiili pealt näeb seda. Arniskan T5 vist oli. See on selline hingesilmstuudio. Kui te sinna nagu piirkonda tulete, siis tundub, et hästi palju autoremondi kohti on seal. Aga see stuudio on nagu mega mõnus, intiimne, selline väga lahe koht on. Et ärge sellest nagu laske ennast häirida ja parkimiskohtadega on seal ka väga vabalt ruumi. See on siis 14, et väga paljud on kirjutanud, et ei tea, kas tulevad,
aga nüüd on selline lugu, et kuna seal on tõesti, see ei ole mingi reklaamilause, aga kohtade aeg on piiratud, et me teaksime, kui palju neid toole seal sättida valmis, siis palun andke endast teada. Natukene varume rohkem tooli, aga siiski oleks väga hea, et meil läheb seal umbes mingisugune 3 tunnikest. Et seal ma räägin teile siis, mis toob 2026, kuhu oma seda atra seada, ütleme niimoodi, oma sihti seada. Siis räägin üleüldse, aga tegelikult lähen siis nii kaugele, et siis räägin igale ühele, annan need, kuidas ma ütlen, see tehte, kuidas seda arvutada. Saab siit YouTube'i kanalilt ka neid asju kõik kätte, aga siis te saate lisaküsimusi küsida, lihtsalt see on see point. Räägin natukene veel seal juurde, paar asja. Ja siis räägime edukuse koodist, et vaatame siis, kui palju tuleb kohale inimesi, et kuidas ma seda teen, mis vormis. Arvatavasti võtan kellegi konkreetse näiteks sinna, nii nagu ma laivis teen. Ja siis teised lihtsalt panevad märkmed üles. Et vaatame jooksvalt neid asju ja siis panen teid koos tegema toredaid asju. Minu meelest toredaid asju, eks siis vaata, kuidas kõik välja tuleb. Jah, et olge nii kallid inimesed ja siis pange ennast, registreerige sinna selle lingi kaudu. Seepärast nüüd on tõesti ka loetud päevad, et me hakkame siin juba niimoodi konkreetselt asja juba ajama lähipäevadel ja neid tooli seal sättima, mõtlema ja et ei tuleks tead viimasel minutil mingit sellist väikest paanikaosakonda. Niikuinii ei tule. Okei, ja vot siis samalaadseid asju, siis me tuleme tegema Kairiga siis Tallinnas. Praktiliselt samad värgid, ainult Kairiga me räägime, Kairi räägib oma kogemustest ka sellest rahaenergiast ja kui me seda edukuse koodi teen, siis ei ole lihtsalt edukuse kood, ka seal saab minu käest siis küsida nende ametite kohta. Ja ma arvan, et ma puudutan neid kõiki siis kergemas versioonis. Et Karmeni koolitusele siis ma olen selle ette valmistanud juba väga konkreetselt, see on teine formaat. Ja nii, siis Pärnus on Piiaga kokkusaamine, et võt Tallinna kohta veel täpselt ei tea, sellepärast, et kõik sõltub, et kui paljud teid on nüüd registreerinud, et te ka, kes te seal mõtlete, et kas ikkagi veel tulen või ei tule või nagu tahaks tulla, aga ma tulen lihtsalt niisama kohale, et palun registreerige ära. Et meil on see väga oluline, seepärast, et siis me saame siin juba teile anda teada. Kõik mõni Kairi siis annab seda teada, sealt kuidagi mina reklaamin seda edasi, et kus kohas me kohtume. Ja Piial on koht teada, see on seal jällegi minu selle, issand, see oli mingisuguses tervisespaas jällegi, see ei ole tervisespaas, on Pärnus, ma ei tea, mis koht. Vot, sorry, lihtsalt selline värk on nüüd sellega, et aga saate minu profiililt vaadata. Ei tea, miks ma see meelde ei jää. Noh, okei, siis ei pea jääma meelde. Käsi hakkas külmetama veitsa. Nõmm jooksab. Vot sellised asjad. Vot ja siis ma olen kuulnud sellist lugu veel, et mõned ütlevad, et miks ma näiteks Tartus ei tee seda, miks ma Ida-Virumaa kandis ei tee seda. Andke ennast üles, kes soovivad sellist asja aidata organiseerida. Ma hea meelega löön kampa ja mõtleme neid asju välja. Arvatavasti selles aastas enam ei jõua, aga järgmine aasta jaanuar-veebruar võime täitsa vabalt teha. Et ma vajan selles suhtes organiseerimisabi ja ma olen väga tänulik Kairile ja Piiale, kes pakkusid mulle seda võimalust ja ma hea meelega tulen. Sest seal me saame isiklikult ka rääkida, seal saate isiklikult küsida ja ma vastan tõesti nii palju, kui ma oskan ja tean. Et üle oma varju ma ka hüppama ei hakka. Et nii lihtsalt ongi. Ja mina õpin teie pealt ka kogu aeg, nii et minu meelest tuleb väga mega lahe. Aga ma tahan ühe asja juurde veel tagasi tulla lõpetuseks. Et kui teil on praegu selline mõte, nagu et ei tea, millega tegeleda, et päevad on pikad, võib-olla on teil seal, ütleme, selline töögraafikus, võib-olla 5 päeva töötate, 10 päeva puhkate, koogite kodus nina ja vaatate seriaale, sööte krõpsu ja Coca-Colat, joote peale. Noh, siis mõelge selle peale väga sügavalt, et mida te tegelikult südames teha tahate, aga julge. Seepärast see on arvatavasti õige vastus. Mõelge selle peale, mis teil meeldis lapsepõlves teha. Noh, võib-olla keksukummi näiteks mängida ja siis seda te võiksite praegu hakata siis kuskil TikTokis näitama, millisest tehnikast te saate keksukummi mängida.
ja siis teha sellise keksukummi koolituse. Lihtsalt täitsa lampi mõtlesin välja, sellepärast, et ma mäletan, see oli jubedalt inne. Siis kui ei olnud ikkagi seda kummi, mäletate ise ka, kirjutage siia kommentaarides, kes on seda keksukummi mänginud, siis ma mäletan, et kuskilt aluspükstest sai välja tõmmatud. Käisime kõik niimoodi, et näpitsatega panime kuhugi kinni. Ei julenud emale öelda. Just, et tugev vene aeg, vaata. Kummi oli vaja. No võtta, kirjutage siia kommentaaridesse, kes mis trikke on kasutanud. Ja siis neid kumme laenati ja kõige parem kumm oli ju seal, kus sõlmesid ei olnud. Ja aga nii nad olid, kellel veel oli mingi värviline kumm, siis oli vapse, keegi oli Soomest toonud, vaata, siis oli vapse tehtud mutt. No võt, jutt läks nüüd selliseks, aga noh, nii ta läheb. Jaa, egas midagi. Nii ta on, see on elu. Nii et see, mida ma siis kõige rohkem praegu palun, on see, et kasutage neid vabu päevi ära, mis teil on. Ja ärge lihtsalt lösutage. Muidugi minul sellisel hüperaktiivsel inimesel, HDO-del on seda hea öelda. Seepärast, et jah, mul on tõesti väga palju energiat, kui mõned küsivad, kuidas ma jaksan, siis teate, kui te leiate selle asja, mis teile meeldib ja te teete seda südamega, siis te jaksate nii palju, et tahaksite kähku ära magada, et kui oleks võimalik, siis üldse ei magaks vahepeal, kui keha nagu lepiks sellega, aga keha tavaliselt ei mängi kaasa. Vaat, kehal on omad värgid. Opa, vaadake, kus memm on juba täiesti sabas. No ma ei tea, väga hästi. Ma olen äkki aeglane või? Ma äkki teiega klobisema jäänud siia. Kuulge, egas midagi, tšau paka, selles suhtes hoidke silmad lahti. Vaadake sinna minu profiili peale Merike Minhoff Facebookis, suletud Facebooki grupis Numbrite keel leiab seda informatsiooni. Ja ega siin on nagu päevad lähenevad. Põnev saab olema. Pole kunagi sellist asja teinud, nii et vaatame. Ja erutunud ka natukene nagu heas mõttes, et näha päriselt ja vaata, kaamera taga on ju väga julge rääkida. Okei, ma hakkan nüüd juba liiga palju lobisema. Ma lõpetan ära. Tšau. Ma ütlesin 15 korda juba tšau paka, aga no okei. Nüüd on päriselt. Ja aitäh, et olete kanalil. Kommenteerige oma keksukummi värki. Ja ma tean, et siin on palju inimesi, kes ei ole ka kanali tellijad. Siis kanali tellimine on täielikult tasuta. Et see on ainult selles suhtes mulle parem teadmine see, et olete seda tellinud. Kui ma käin nii seal stuudio poole peal, siis ma näen, et ikkagi kuidagi veel jätkuvalt on mingi 60% inimestest, kes käivad vaatamas mu videoid, kes ei telli seda kanalit. See on tasuta. Jah, klubi liikmelisus on hoopis teine lugu. Ja see on vabatahtlik. Ja hääl kohe muutus nukraks. Ja, aga okei, tšau. Minge õue, mis asjad vihma sajab? Mul põlved märjad juba. Telefon on vist veekindel mul siin tunne, eks vaatame kodus siis. Äkki peab kohe riisipurki panema.